Tere tulemast Eesti Meremuuseumi Merefoorumile, kus me sel korral anname sõna Maria Pommerile, kes on meie parima lõputöö preemia konkursi laureaat aastal 2025. Mul on hea meel tõdeda, et juba 5. aastat järjest korraldatud konkursil on osalejaid ja on rõõm ka näha, et on osalejaid, kes uurivad ja tegelevad teemadega, mis on otseselt ka Meremuuseumi tööga seotud, mitte ainult laiemalt merendusajalugu, aga tänasel puhul lausa Meremuuseumi kogudega. Veel enne, kui Mariale sõna anname, tema töö nimi, pealkiri oli 14. sajandi arheoloogilised köied, konserveerimine ja meetodite analüüs Lootsi 8 vraki reidude näitel. See töö on kaitstud Eesti Kunstiakadeemias ja selle töö juhendajaks oli Riina Rammo. Ja ma tahaksin tegelikult ette lugeda teile lühikese hinnangu meie hea kolleegi teadur Priit Läti poolt kirja panduna. Tallinnast leitud keskaegne laev kujutab endast unikaalset arheoloogilist leiukompleksi, mille üheks silmapaistvaks tunnuseks on orgaanilise materjali väga hea säilivus. Nii esialgsete kaevamiste kui hiljem toimunud vraki puhastamistööde jooksul on leitud hulgaliselt otsi, sulgudes köisi ning nööre, mille teaduslik uurimine ning asjatundlik konserveerimine on kogu laevaleiu analüüsil ja tõlgendamisel ülimalt olulised. Tuleb märkida, et keskaegsetelt vrakkidelt on köisi ning nööre leitud üsnagi vähe, mistõttu puudub põhjalik teave nimetatud esemeliigi kohta. Samuti ka üheselt tunnustatud ja usaldusväärne konserveerimismeetod. Seetõttu on töö teemavalik äärmiselt vajalik ja õnnestunud. Muuseumi seisukohalt on väga oluliseks aspektiks kvaliteetselt konserveeritud leiud. Alla kirjutanud Priit Läti. Veel enne, kui Maria sõna saab, palun siia ka Meremuuseumi teadusnõukogu esindaja Juhan Kreemi, kes ütleb ka omalt poolt paar sõna. Aitäh! Paar lahket sõna. Küll on hea, et Priit ka kirjutas selle... Ei, enam rohkem ei ole seda vaja ette lugeda. Kuna ma olen ajaloolane ja mitte arheoloog, siis selle töö lugemine valmistas muidugi teatud pingutust oma erialaste puuduste tõttu. Aga tuleks, või miks ta on nii tähtis, tuleb, see paistab sealt välja küll ja ka konkreetse teema eseme uurimise ja eseme konserveerimisega mitte nii vahetult seotud isikule. Et kui me mõtleme keskaegsete laevade peale üleüldse, siis nende taglasest on tohutult vähe teada. Peamine, mis on meil pildilised allikad, ega väga palju muud ei olegi. Ja võib-olla siis mõned jupid, kui te vaatate ka näiteks need mõlemad laevavrakki, siis nende mastid minu teada on kadunud. Ja seda juhtub tihti peale. Ehk siis laevade taglas, ja kui me mõtleme purjelaevade peale üldse, siis see, mis saab purjelaevas üks nagu üldse tähtsam asi olla kui taglas tema edasiliikumise seisukohast. Niisiis see töö käsitleb otsi, nende konserveerimist ja see on nüüd üks väike samm või pakub selle ühe mosaiigikillu keskaegse laeva taglase uurimiseks ja jääb ainult loota, et selliseid leide tuleb veel ja et neid mosaiigikilde, mille abil siis keskaegset taglast, kui mitte päris tervikuna, siis vähemalt tema kallal tehtavaid töid rekonstrueerida. Kui ma vaatasin seda ühte marki, mis seal oli tehtud, siis ma mõtlesin nostalgiliselt, et jah, tänapäeval tehakse purjelaevas neid asju tulemasinaga ja niimoodi saab otsa ilusti pidama. Aga ma olen oma silmaga veel näinud, kuidas seda nõela ja niidiga tehakse ajaloolised tehnoloogiad. Nendest me saame veel teada rohkem. Aitäh! Nüüd, Maria, tule siia, me anname sulle ka auhinna üle, palun. Meil on siin
palun. Aitäh. Väike plakat, nii et lilled ja Lilled ma annan siis ka. Ma tänan. Aitäh. Tahaks lõpetuseks öelda, et aitäh, et sa osalesid ja ma loodan, et ka tulevastel aastatel on meil osalejaid palju ja me saame selle konkursiga edasi minna ja tuleb meil järelkasvu veel peale merenduse ajaloo. Suur tänu. Ei jää minu käest. Aitäh. Suur Ja tänu. siis, kui oled valmis, siis tuled siia juba rääkida. Hästi. Nii, aga suur tänu, et olete kõik siia tulnud kuulama seda ettekannet, et selline teema nagu köied valmistavad inimestele põnevust. Et tõepoolest mina olen Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna vilistlane ja see oli minu bakalaureuse töö, mida ma kaitsesin ning mul on hästi hea meel ka selle üle, et kuigi ma olen alles alguses oma konservaatori karjääri redelil, siis mul on olnud hästi suur õnn ja rõõm esitleda seda tööd, siis kui ta oli oma algfaasis ja nüüd lõppfaasis siis päris erinevatel konverentsidel ja sealhulgas ka muuseumi Rotil. Ning alustame siis, et ma olen peaaegu kõikides oma esinemistes alustanud peaaegu selle pildiga, sest minu arust Silver Jägeril lihtsalt õnnestus niivõrd hästi tabada see miljöö või see tunnetus, mis seal laeva ümber oli, kui see leiti, et siis 2022. aastal ta seal Lootsi tänaval välja tuli. Ja see minu arust väga hästi tabas seda sellist ehitusjärgu pooleli olevat ja arheoloogilise sellise väljakaevamistööde õhustikku. Aga kuidas mina nende köiteni või selle laevani üldse jõudsin, oli niimoodi, et meil oli arheoloogiatund ja me läksime seda laeva vaatama, kuna see oli sellel hetkel nii põnev ja äge asi ja mina kindlasti tahtsin seda väga näha. Ja veetsime seal terve päeva ja lõpuks tund sai läbi ja mina jäin sinna ja siis ma vaatasin, seal oli 3 inimest sel hetkel ja nad olid selle suure laeva sees ja väikeste ämbritega kaevasid ja kühveldasid seda liiva. Ja siis ma vaatasin ja mõtlesin, et Ja siis ma läksin juurde, ma küsisin, et ega teil abi ei ole vaja, et see tundus kuidagi nii selline 3 inimese töö. Ja siis nad ütlesid mulle, et aga loomulikult tule. Ja siis nii ma sain selleks kaevamistööde meeskonna osaliseks ja tegelikult sellest ma võtsin hästi suure õppetunni kaasa selles osas, et ma nägin ära algava konservaatorina või alustava konservaatorina, kuidas käib üks arheoloogiliste välitööde juhtimine, kuidas käib kaevamistööd, kuidas üldse need leiud liiguvad, kui nad on lõpuks sealt välja tulnud, kuidas neid peab kaevama, sest nende ringidega ma olen tähistanud näiteks sellised suuremad köieosad ja neid ei olnud üldse nii lihtne sealt liiva seest märgata. Nad olid peidus, nad olid liivaga täiesti ühte värvi ja väga suurt hoolt ja rõhku tuleks kindlasti panna selle peale, et need kaevetööd oleksid korrektselt tehtud, et niimoodi minna ja teha alati ei saa. Aga minu konserveeritud köied on palju väiksema mastaabiga, et need on kõik sellised päris korralikus suuruses. Aga veidi toon siia Peetri kogeleide, et kuna me oleme Peetri all hetkel ka, et siis tundus hästi tore neid siia tuua. Et millest üldse tuli see vajadus neid köisi konserveerida või et miks selline Eesti maastikul selline köie konserveerimise temaatika üldse õhku tuli, et kui Peetrilt on siiamaani teada siis kõige rikkalikum köiekogu, ja sellel hetkel, kui nad tulid, siis tõesti see oli selline massiivne massmaterjal, seda oli palju, seda tuli korraga ja see kõik vajas sellist kiiret ja efektiivset lahendust ja sellel hetkel siis Eestis ei olnud varasemalt selliseid kogemusi ja tuli otsustada kiiresti. Ja nüüd,
kui lootsilt tulid siis need uued köied, siis selles mõttes mina tuginesin oma töös nagu väga palju Peetri kogemusele. Ja minu arvates need jäid tõesti väga head. See tulemus jäi õigesti ja hästi tehtud. Minu töö eesmärk nüüd nende köitega lootsilaeva pealt oli siis arheoloogiliste köite konserveerimisel erinevate uute meetodite võrdlemine ja siis nende tulemuste saavutamine. Ja just selle tõttu, et kui kas selle ehitustegevuse või kõige muu käigus nagu tuleb juurde sellist samasugust materjali, et siis oleks olemas juba selline proovitud ja uuritud meetod, mida saab koheselt rakendada. Ja muidugi iga töö eesmärk, iga töö konserveerimine toimub nii-öelda läbimõeldult, et iga lähenemine on individuaalne selle case'i põhjal, aga ikkagi, et kui on olemas selline üks meetod, mis on kindlasti hästi tehtud ja see töötab, et siis on sealt nagu lihtsam alustada. Et kindlasti minu soov oli, et Eesti konservaatoritel oleks siis selline lähtepunkt, mida kasutada ja millest lähtuda. Aga samuti oli selle töö eesmärk ka uurida, et millisest kiust olid need köied valmistatud. Ja oma leidude hulgas mul oli siis 12 leiukogumit ja nende leiukogumite peale kokku oli 34 eri suuruses katket, millest 2 olid loomsad lõngad. Et nende loomsate lõngadega ma midagi muud kui puhastamist ei teinud ja need on nagu lihtsalt eraldi mul ära pandud, et neid ma ei konserveerinud. Aga sellest 32 järelejäänust ma siis 4 jätsin teadlikult töötlemata, et see oleks mul võrdlusmaterjalina 28 siis said lõpuks konserveeritud. Ja kui ma paar pilti tagasi näitasin siis neid päris suuri köieotsi, siis need, mis on minu nii-öelda töös olnud, et pikim oli 55 sentimeetrit ja lühim 3,5, nii et need on tegelikult päris sellised väiksed võrreldes siis nende suurte kaablite trossidega. Aga konserveerimiseks ma valisin 3 imutuslahust. Ja esimesed 2 tulid siis sellise läbi proovitud ja uuritud ainega nagu polüetülenglükool, mis on kasutuses tegelikult päris laialt, et seda kasutatakse nii toidutööstuses kui farmaatsias, aga samuti ka arheoloogias on see väga levinud aine. Ja esimene lahus oli see, mida kasutati ka Peetri koge köie konserveerimistel, nii et see oli nagu selline lähtepunkt. Aga siis ma otsustasin, et ma proovin, kuidagi hoomasin seda töö hulka ka selliselt, et mulle tundus esialgu, et seda töö mahtu nagu parajalt bakalaureuse töö jaoks, aga siis mida rohkem ma nagu edasi läksin ja mida rohkem ma erinevaid selliseid lähenemisviise endale võtsin juurde, siis mul sai päris kiiresti selgeks, et ma pean kuskil mingisuguse nii-öelda nagu piiri tõmbama, sest muidu see töö annab juba tõesti päris suure mõõdu välja. Et lihtsalt see töömaht läheb liiga suureks. Ja ma otsustasin siis 3 lahuse piiresse jääda ja teine lahus on 5% polüetülenglükool, aga kõrgema molekulmassiga, et ma räägin nendest edaspidi selle ettekande jooksul veel. Ja 3. meetod oli siis täiesti uus, mida Eestis varasemalt ei ole katsetatud arheoloogiliste köitega, silikonõli. Kuivatamismeetodeid valisin samuti 3. Need olid normaalrõhul kuivatamine, milleks oli omakorda alajaotus nii-öelda normaalrõhul siis külmikus, sügavkülmas ja toatemperatuuril, vaakumkülmkuivatamine, mis on ka väga levinud kuivatamise meetod arheoloogiliste esemete puhul ja lahusepõhine kuivatamine, mis on iseenesest üks osa silikonõliga töötlemise protsessist, aga seda võib ka eraldiseisva lähenemisena siis kasutada. Selle pildi peal on hästi toredasti ära toodud kõik need 12 leiukogumit, millega ma tegin tööd. Suurem osa nendest paiknesid laeva ahtri pool. Kollase punktiirjoonega on ära toodud need leiud, millel oli ligikaudne asukoht, et alati ei ole nagu täpset asukohta võimalik määrata. Ja valge tähisega punase täpiga on siis need, millel oli teada kindel asukoht. Et esialgu otseselt need asukohad nii-öelda minu tööd ei mõjutanud,
aga lõpuks, kui tegelikult hakkasid mingid probleemid ilmnema, siis ka nendest asukohtadest ja asukohaplaanist oli mulle tegelikult abi. Selle pusle peale ma panin kokku kõik 12 leiukogumit, millega ma tegin tööd. Ja siit on kohe väga hästi aru saada, et üks leiukogum alati ei tähenda nagu ühte leidu ja mida rohkem ma neid sealt pakist välja võtsin, seda rohkem neid hargnes mu ees ja siis ma sain aru, et see hulk, et see töömaht, mille ma olen niigi juba nagu selliseks üsna laiaks endale teinud, et see aina kasvab ja siis ma hakkasin muretsema, et kas ma üldse jõuan õigeks ajaks valmis, kuna see oli ikkagi minu bakalaureuse töö ja mul oli kindel kuupäev, mis ajaks see peab olema valmis, aga kuna ma olin seal nõuks endale juba võtnud, siis ma ei taganenud sellest. Aga siin on ka näha seda, et kuivõrd erinevad need kõik olid, et mõned leiud olid koos metallist objektidega, mis siis omakorda vajasid juba teistsugust lähenemist ja mõned objektid olid siis kaetud ka tõrvaga. Köie R7 puhul tegin sellise nagu elukaare siia, et oleks umbes aru saada, et kuidas tema rännak on siis toimunud, et kui ta on jõudnud, kui ta on pakendatud kõige ülemisel pildil, kui ma olen ta lahti võtnud ja ta on nii-öelda enne dokumenteerimist sellises otsa vaatamise faasis ja nagu näha, et ta ei olegi ainult nii-öelda see kõik on üks ja sama köis, lihtsalt on lagunenud hästi erinevateks ja pisikesteks osadeks. Et see ei olnud minu töö eesmärk neid köisi kuidagi liigitada ja valmistusmeetodeid uurida, või seda köie ehitust, aga selle näite puhul on minu arust väga hästi näha seda, et kui ma umbes alustasin sellega kell 3 ja ma mõtlesin, et et kella 5 ma olen siit läinud, siis kui sealt tuli lõpuks 14 pisikest köiejuppi, siis see kõik eeldas seda, et ma pean need kõik ükshaaval üles mõõtma, ära kaaluma, üle vaatama, ära dokumenteerima, ära pildistama, ära õmblema. Õmblema selles mõttes, et enne kui ma neid töötlesin, siis ma katsin need sellise kaitsevõrguga, et need oleks paremini käsitseda. Et kell 5 ma sellel päeval laborist ära ei läinud, et läks pikemalt. Punase ristiga seal peal on lihtsalt ära võetud köied, mis ei ole R7 osa, lihtsalt nad on pakendatud kokku. Ja enne seda, kui ma konserveerimismeetodite juurde lähen, et ma panin sellise toreda pealkirja nagu tõrvaprobleem, et kas ta on ikka probleem. Et selles mõttes on ju teada, et neid köisi ka konserveeriti tõrvaga, et neid kaeti tõrvaga, et see ei olnud selline nii-öelda tavatu asi leida tõrva köie peal, aga kui mulle vaatab vastu selline kogum ja selles mõttes seda ei anna puhastada, seda ei anna ka immutuslahustega töödelda, ta ei ole hermeetiline, et seal ikkagi igasugune lagunemistegevus jätkub. Et mis oleks siis selle nii-öelda loogiline jätk, mis sellega ette võtta. Ja ma pidasin pikalt nõu oma juhendajaga, ma pidasin nõu Meremuuseumiga ja me otsustasime ühiselt, et see tõrv peaks sealt siis eemaldama. Ja miks pärast ma eelnevalt mainisin, et hästi tore oli seda leiuplaani nii-öelda tudeerida, sest leiuplaani järgi ma sain aru, et need köied, mis olid tõrvased, nad leitigi sealt, kust olid ümber läinud tõrvatünnid laeva peal. Et siis need köied olid nii-öelda kattunud tõrvaga siis juhuslikult, mitte kellegi poolt eesmärgipäraselt. Ja selle konkreetse köie puhul, et minu jaoks oli üks lemmikutest, kuna kui ma olin ta ära puhastanud ja saanud lõpuks siis teda uurima hakata selles plaanis, et võtta temalt proovi, et vaadata, mis materjalist see on valmistatud, siis tegelikult seal ühe selle köie keskelt jooksis nagu selline tore soon ja juhendajaga saime siis aru, et tegemist on sennitiga, mida kasutati siis selliste teiste köite nagu katmisosana. Et rohkem me selliseid ei ole siiamaani leidnud lootsi pealt, nii et see on ainus eksemplar ja nii tore, et me suutsime ta siis ka välja puhastada sealt, sest kui me ei oleks seda tõrva eemaldanud, siis ei oleks ka seda teada saanud. Ja tõrva eemaldamine toimus siis etanooli ja vesilahusega, et kõigepealt me proovisime sellise 1:1 kontsentratsiooniga, mis
palju mingit efekti esialgu ei andnud, aga tõstsime natuke kontsentratsiooni ja kui võrrelda esimest ja viimast pilti, siis tegelikult see köis, seda oli nii tore vaadata, kuidas ta hakkas ennast mulle järjest avama ja ma nägin, kuidas kõik need köiekeerud jooksevad ja kuidas tema ehitus on, et kui võrrelda selle esimese pildiga, siis tõesti see murrang oli nagu märkimisväärne. Muidugi ma täit tõrva ei eemaldanud ja see ei olnud ka eesmärk, aga seda piisas sellisel kujul, et ta oleks juba konserveeritav, et teda saaks uurida ja alumisel pildil ma tõin välja lihtsalt näite sellest, milline siis on selline eesmärgipärane tõrvamine. Et kindlasti need eelmised näitajad ei olnud nagu eesmärgipärased, et siis me nagu rahustasime ennast, et võis eemaldada. Nüüd nendest meetoditest nii palju, et esimene meetod, mis oli siis läbi proovitud ja läbi katsetatud polüetüleenglükool 400 glütseriini ja tselluloosi-eetri etuloosiga. Sellega ma töötlesin 12 köiefragmenti ja 6 nädalat need olid leos selles lahuses. Nüüd seda konkreetset näidet ma siis kuivatasin vaakumkülmkuivatamise läbi ja nemad mõlemad tegelikult pärinevad siis sellest R7 pealt või need on need R7 osad. Selle meetodi puhul on selles mõttes positiivne, et polüetüleenglükool, nende mõlema puhul, et polüetüleenglükool on selline läbi proovitud, läbi katsetatud, tuntud teada aine. Ta on kättesaadav, ta on võrdlemisi ohutu, aga nagu polüetüleenglükool 400 probleem on lihtsalt selles, et ta on vedel ja ta on hästi vastuvõtlik niiskustingimuste või tähendab keskkonnatingimuste muutusele, et niiskustele meeldib, et kui siis keskkond muutub, siis ta ise muutub vedelaks tagasi ja migreerub siis selle eseme pinnale, mis tähendab jällegi seda, et ta jätab selle töödeldud eseme tühjaks. Ja ta ei ole võib-olla kõige sellisem stabiilsem lahendus, kuid koos tselluloosi-eetriga nad töötasid suurepäraselt, sest tselluloosi-eeter mõjus, et kui polüetüleenglükooli eesmärk on nagu seda rakku siis toestada, seestpoolt siis etuloosi eesmärk on nagu toimida seal sees veel liimainena ekstra, mis paneb siis sellise hästi stabiilse nagu struktuuri tekitab. Glütseriini kohta tegelikult kirjanduses liikus nagu erinevaid arvamusi, et päris mitmed uurimused ei soovitanud seda lisada, kuna see meelitab baktereid ligi, et siis tegelikult edaspidi võib täiesti glütseriini nagu vahelt ära jätta, kuna glütseriini ja peegi mõlema eesmärk on ka elastsuse tagamine, siis võib selle glütseriini nagu sealt vahelt ära jätta. 1500 polüetüleenglükooli meetodiga minu nagu selline hästi subjektiivne hinnang, et ta kuidagi muutis selle köie natukene tumedamaks, kuigi ka seda on kirjanduses ette tulnud, et 1500 molekulmassiga siis võib selline asi juhtuda, kuid stabiilsuse mõttes ta on palju meeldivam, kuna ta ei ole vedel, ta on graanuli kujula ja seda annab palju paremini siis säilitada. Aga selle teise meetodiga ma töötlesin 4 köiefragmenti ja samuti 6 nädalat ja tegelikult jäid mõlemad üsna head tulemused, millega võib rahul olla ja seda siis vasakpoolset näidet ma kuivatasin normaalrõhus siis külmkapis ja see kuivas kenasti ära ja tulemus jäi positiivne. Nüüd silikonõli meetod, mida siis Eestis varasemalt ei ole katsetatud arheoloogiliste köitega, seda meetodit on kasutatud arheoloogilise vettinud puiduga. Minu töö puhul ma ei saavutanud päris neid tulemusi, mida ma oleks soovinud või mida ma oleks oodanud ja ka selles uurimuses, kus siis katsetati arheoloogilise vettinud puidu peale, ei andnud silikonõli päris sellist oodatud tulemust. Kuid sellegipoolest, isegi kui kokkuvõttes need köied jäid sellised natuke õlised, haprad, värvuselt tumedad, siis hetkeseisuga võib jah tõdeda, et nad nagu ei tulnud välja. Muidu silikonõli töötlemise selline
meetod koosneb siis 3 etapist. Kõigepealt tuleb lahusepõhiselt need objektid ära kuivatada, mis tähendab seda, et kui nad on vettinud, nende rakud on täis vett, siis silikonõli ta lihtsalt ei lähe sinna, et ei reageeri veega, et vesi tuleb enne rakust välja saada ja siis asendada mingi sellise ainega, millega siis silikonõli toimiks. Ja siin puhul ma siis kasutasin 2-astmelist kuivatamist. Kõigepealt ma kasutasin etanooli ja vesilahust, kus siis etanool lükkas välja vee köite seest ja pärast kasutasin järgmist lahust, mis oli siis etanooli atsetooni vann, kus siis atsetoon lükkas välja vee etanooli. Et siis olla kindel, et kogu vesi on välja tõrjutud siis esemest. Peale seda vannitamist järgmine samm oli siis silikonõli ja ristsideme tekitaja MTMS-iga sellise struktuuri loomine, et selles pildi peal on näha, kuidas ma siis vannitan selle õli ja MTMS-i sees köisi. Ja kui see etapp oli läbitud, siis kõige viimane oli katalüsaator, mis pani selle kõik nagu lukku. Et eesmärk oli see, et siis silikonõli ja ristsideme tekitaja ja katalüsaator tekitavad omavahel siis sellise 3-dimensionaalse võrgustiku, mis siis toestab seda rakku seestpoolt. Ja praeguse seisuga siis, nagu ma ütlesin, need köied jäid õlised. Ja see päris pikalt tegelikult vaevas mind ja ma ei saanud aru, et millest see põhjus tuli, sest ma tegin kõike juhendi järgi, nii nagu oli välja töötatud, on spetsiaalne õpetus ja kuskilt keegi ei saanud nagu aru, et millest siis see küsimus on, kuni sellise pooljuhuse tahtel mulle tuli üks soovitus rahvusvahelise muuseumi organisatsiooni poolt, et nad ütlesid, et loe ühte artiklit, mis on äsja ilmunud. Ja seal oli 2 konservaatorit, et kellest üks oli keemik ja nad tegid ka sama juhendi järgi, aga nendele ebaõnnestusse. Ja nad hakkasid uurima, et milles siis on asi ja selgus, et oli kasutatud valet õli, mis on täiesti loogiline järeldus, sest neid õlisid on täiesti meeletu erinev hulk, aga just see üks õli, mille numbrit ei olnud mitte keegi mitte kuskil maininud, on see, mis on korrektne ja ta moodustab siis neid vajalikke ühendeid, et see õli lõpuks tõesti nagu polümeriseerub, mida minul siis ei juhtunud selle valeõliga, et tal ei olnud ennast siduda mitte millegagi, kuna tema keemiline koostis oli vale. Aga nendega selles mõttes praegu ongi järgmine etapp on siis need valeõliga töödeldud köied ära puhastada ja töödelda neid uuesti õige õliga ja vaadata, mis siis saab. Aga üldiselt ma ütleks, et lõpp hea, kõik hea nende köite puhul, et mul on väga hea meel, et nad on nii kenasti vastu pidanud kõigele sellele, mida ma nendega olen ette võtnud. Et meil oli täiesti selline tore omavaheline kokkulepe ja arusaam ning minu arust nad ikkagi kokkuvõttes õnnestusid väga kenasti, arvestades tõesti seda, et see on pea 700 aasta vanune materjal, orgaaniline materjal ja veel vettinud orgaaniline materjal ja kokkuvõttes eriti mul on hea meel näiteks selle kõige alumise pildi üle, et seal on näha nagu köie struktuuri, seda põimu, kui ma nendele esialgu otsa vaatasin, siis sealt vaatas vastu päris trööstitu arusaamatu pilt. Aga ma räägin natuke ka uuringutest, sest et ilma uuringuteta poleks mu töö üldse nii põhjalik ega võib-olla uurimus kvaliteetne, et ma kasutasin hästi palju erinevaid lähenemisi, kuidas siis mõista seda, et millisest materjalist olid mu köied siis valmistatud. Aga selleks, et üldse aru saada, millele ma otsa vaatan, pidin ma vaatama referentsproove. Et ma saaksin aru, et milline on siis vana materjal ja milline on uus materjal, mida ma üldse võrdlen omavahel. Ja Tartu Ülikooli arheoloogia osakonnal on suurepärane kogu referentsproove tänapäevastest erinevatest taimedest, et siin pildil on näiteks kanep, et kui pilt A, mis on siis paremal pool, on täiesti selline nagu ühtlane mass, kus kõik rakuseened kõik on kokku vajunud ja siis kõrval oleval pildil on selgelt näha, et
kuidas visuaal on hoopis erinev. Muidu tegelikult see uurimine ei koosnenud muidugi sellest, et ma oleks mingi ainult ühe meetodiga neid kõiki uurinud ja oma järeldusi teinud, et see loomulikult eeldas seda, et ma panen nagu kõikidest olemasolevatest uurimisvahenditest ja meetoditest mingi üldpildi kokku. Ja näiteks nende rohtaimede puhul oli hästi oluline see, et kui ma tahtsin määrata, mis liiki on, kas see on kanep või lina, siis mul oli vaja selleks võtta ühte kiudu, aga ühte kiudu oli meeletult raske eraldada sellest väga vanast materjalist, mis on väga halvas säilivusastmes, mis muidugi nende kahe ülemise pildi puhul jällegi ei päde, kuna tegemist ei ole ühe kiuga, kuigi sealt tahab üks eralduda, aga tegemist on kiukimbuga, mis omakorda räägib sellest, kui hästi tegelikult see kiud on säilinud, et tal on veel alles need loomulikud liimained, mis teda sees nagu koos hoiavad. Et see oli selline kahe otsaga asi, et justkui tahaks nagu eraldada ühte, aga on ikkagi päris hästi säilinud. Aga alumisel pildil on jällegi see, et kuidas ma kõiki neid nii-öelda uurimistulemusi, uurimislähenemisi siis interpreteerisin ja kuidas ma lähenesin sellele, sest see köis oli üks kõige viimane, mida ma siis üritasin määrata ja ta mitte kuidagi ei andnud ennast mulle kätte. Ma juba mõtlesin, et ma siis loobun, kirjutan siis, et et oli nii halvasti säilinud, et oli võimatu määrata, aga ma mõtlesin, et okei, et ma lõpuks veel siis teen ühe katse. Ja ma võtsin, et kui ma olin teda eelnevalt kogu aeg ühtemoodi vaadanud ja katsunud uurida, siis seekord ma võtsin lihtsalt hästi-hästi õhukese kihi pealispinnalt ja lükkasin mikroskoobi alla, valgusmikroskoobi alla. Esimene asi, mis mulle vastu vaatas, oli siis see trihoomi auk, mis on ära toodud selle punase ringiga. Ja siis asi sai selgeks, sest et trihoomi augud on sellistel karvastel taimedel, näiteks nagu kanep või nõges, aga kuna me ajalooliselt teame, et nõges suure tõenäosusega ei saa olla, siis see on kanep. Et see oli väga äge selline päeva lõpu avastus. Ja veel mõned pildid uuringutest ja uurimistulemustest. Et tõesti, minu jaoks oli see hästi oluline, et ma sain ise töötada, ma sain ise uurida, ise vaadata neid pilte, õppida, kuidas mikroskoobi töö üldse käib, et see ei ole kõik nii lihtne ja kerge. Et mul olid hästi suurepärased õpetajad ja selgitajad kõrval, kes mind aitasid, et kuidas uurida skaneeriva elektronmikroskoobiga või tavalise optilise valgusmikroskoobiga ja mis kõik need asjad tähendavad, mida sa sealt vaatad. Ja näiteks need krussid või sellised spiraalikujulised rakud, mis nendel ülemistel piltidel on, et nemad on hästi iseloomulikud mitmetele rohtaimedele, et nii kanepile kui linale, et see ei ole jälle selline kindel viis, kuidas määrata, kas ta siis on kanep või lina, aga ta on üks nii-öelda nagu nimetaja, mille järgi võib siis võtta kriteeriume. Aga alumine pilt on hästi kihvt, see räägib meile kaltsiumoksalaadi kristallidest, mis tegelikult on päris levinud taimedes, aga et neid leida sellisel hästi säilival kujul 700-aastases proovimaterjalis oli väga üllatav, kuna nad tavaliselt lagunevad ära ja siis on lihtsalt sellise purukujulised või puru moel, aga et neid oma pesades niimoodi näha, et see oli täiesti selline juhuleid ja tegelikult see üldse tuli loomse lõnga küljest, et ta oli nagu selline saastematerjal, aga selle kaltsiumoksalaadi kuju järgi saab siis oletada, et ta on kas siis tamm või paju. Ja kuna me teame, et laev oli valmistatud tammepuust, aga nad vedasid ka tammepuust prusse, siis on täiesti võimalik, et see selline ristsaastumine võis seal toimuda. Aga jah, et see oli hästi huvitav leida sellist asja üldse mikroskoobi all nagu sattuda ja kahel erineval viisil ka, et nii optilise valgusmikroskoobi kui ka skaneeriva elektronmikroskoobi all näha sama pilti. Ja minu teine absoluutselt lemmik avastus selle töö puhul on siis siin number A pilt üleval nurgas, kus on näha säsikanali mustrit ja jällegi, et see säilivusaste lihtsalt on uskumatult hea sellise vana materjali puhul
ja selle säsikanali mustri järgi seda võib siis pidada kitsekarvaks. All on sellesama karva skaneeriva elektronmikroskoobiga tehtud pilt siis soomustest ja kõrval on tõenäoliselt lammas, et need säsikanal on erinev ja ka soomuste muster liigub teistmoodi. Et see kõik on olnud äärmiselt põnev ja huvitav ja mul on väga hea meel, et ma olen saanud teha koostööd nii toredate kohtadega, et Meremuuseumi ja Kunstiakadeemia Tartu Ülikooli omavaheline koostöö oli väga tugev, väga professionaalne ja ma tahaksin tänada kõiki neid inimesi, kes mind aitasid ja kindlasti ka oma juhendajat, kes tõesti juhendas mind kogu oma hingega ja oli mulle hästi palju toeks. Ja ma tänan. Mul paluti siin nüüd korda hoida, et on aeg küsimusteks. Kellel... Aitäh väga toreda ettekande eest, aga kindlasti on see teema, mis... Minu küsimus oli, et mis nende köite kohta saaks siis veel välja uurida, et sina keskendusid oma teemadele, sa konserveerisid neid ennekõike, määrasid ära seal need liigid ja mis nagu edasi või mis nendest edasi võiks saada? Aitäh, et ma arvan, et kindlasti neid annaks uurida, kas nende valmistamistehnikaid, nende päritolu, kas või selle tõrva päritolu, mis ma ka võtsin neid uuringute jaoks materjali. Ma arvan, kindlasti võib-olla sellisele materjali uurijale või ajaloo uurijale oleks kindlasti siit nüüd, kui nad on puhastatud ja see struktuur on loetav, siis kindlasti annaks sealt uurida seda ajaloolist tausta, mida mina tegelikult ei käsitlenud peaaegu üldse. Nii, rohkem. Ma küsiksin ühe konserveerimisalase küsimuse. Et konservaatorina mina ja meie teame, et üks konserveerimise põhiprintsiipe on see, et vähemalt tulevikus võiks olla see, mida me viime võõrainena konserveeritavasse objekti, ikkagi enam-vähem eemaldatav. Et mitte takistada ka näiteks tulevasi konserveerimisi, kui see oleks vajalikuks osutama. Et kuidas see silikonõli nagu selle printsiibiga nagu haakub, et kuna sinna lisati siis seda ristsidemeid moodustavat ainet, mis just seda polümeriseerumist aitab kaasa sellele, et kas see üldse võiks kuidagi olla vajadusele eemaldatav sealt materjalist? Aitäh küsimuse eest, see on hästi aktuaalne teema ju tegelikult, et kui ma ise ka lähenesin nendele konserveerimisküsimustele või sellele konserveerimiskavale, siis muidugi konservaatorina, üliõpilasena mul oli eesmärk võimalikult vähe kahjustada oma materjali, millega ma tööd teen, võimalikult tagasipööratavalt seda kõike teha, aga paraku arheoloogilise materjali puhul ja eriti vettinud arheoloogilise materjali puhul, orgaanilise materjali puhul on see hästi keeruline ülesanne ja peaaegu võimatu on sellest kinni pidada, sellest printsiibist ja pigem ma olen vestelnud sellel teemal ka Rahvusvahelise muuseumi komitee inimestega ning meil kerkis õhku täpselt sama küsimus, et vettinud orgaanilise arheoloogilise materjali puhul sa lihtsalt sa ei saa mitte vaadata sellest printsiibist mööda, sest muidu see objekt lihtsalt hävib ja tegelikult polüetüleenglükooli, sa küsisid küll muidugi silikonõli kohta, aga näiteks ka polüetüleenglükool, et ta justkui pidavad olema eemaldatav, aga täies mahus seda ei ole võimalik niikuinii sealt struktuuri seest eemaldada. Ja silikonõli veel enam, et silikonõli on selline, et sellega enam ei saa töödelda objekti edasi mingi muu asjaga siis. Et selle meetodi selline
nagu püsivus on siis kindel, et seda enam ei saa, uuritavuse mõttes ka, et ega ta kindlasti mõjutab seda, et mis pilte sa juba sealt mikroskoobi all näed või kuidas sa seda materjali saad juba nii-öelda nagu tehnoloogilises mõttes uurida. Aga kahjuks jah, selle konkreetse esemete grupiga või sellise arheoloogilise materjaliga on peaaegu võimatu kahjuks sellest kinni pidada, et seda tuleb teha, sellist invasiivset ja võib-olla nagu sellist riskantset lähenemist selleks, et see asi üldse püsima jääks. Jaa, hästi põnev ja suur aitäh selle ettekande eest. Et mis see järgmine väljakutse on, kas on magistrantuuriõpingud jätkuvad ja on juba mingi uus põnev uurimis- ja katsetamisprojekt käsil? Aitäh! Jah, magister kindlasti on silmapiiril, sest selleta ei näe ma absoluutselt ennast ette, aga järgmine nagu juba tegelikult käimas olev selline järgmine samm nii-öelda ongi see, et ma nüüd üritan need silikonõliga töödeldud köied ümber töödelda, et küll ma ütlesin, et kui on juba kord sellega konserveeritud, siis midagi enam pole teha, kuid ma olen olnud kirjavahetuses päris pikalt siin teiste konservaatoritega, inimestega muuseumi keskkonnast ja ma olen arutanud seda teemat ja selline võimalus on proovida seda siis ikkagi eemaldada ja proovida vast nii-öelda välja kaevatud uute köitega siis sellist nii-öelda otsast lõpuni õigesti tehtud silikonõli lähenemist, et kuidas see ikkagi jääb, et kui ta on nüüd õigesti tehtud, et mind see väga huvitab, et kuidas siis need köied ikkagi jäävad, kui need on algusest lõpuni õige õliga töödeldud ja tehtud kõike nii, nagu on vaja. Et kui nüüd mul on see info olemas, et see õli oli ikkagi vale, siis kuidas selle õige õliga need asjad jäävad? Ma kasutaks võimalust ja küsiks niisugust natukene organiseerimise alast, et väga ilusti tuli välja, kuidas see on kolm asutust, Meremuuseum ja Kunstiakadeemia ja Tartu Ülikool on siin olnud kaasas. Ja mind huvitas see, et mis Kunstiakadeemia panus oli või et kui nagu ma õigesti aru sain, labor oli põhiliselt Tartus. Jah, Kunstiakadeemia panus, aitäh küsimuse eest. Kunstiakadeemia panus oli ikkagi tugi ja vaimne selline korras hoid. et mul oli ikkagi väga palju sellist rääkimist, et kas ma ikka jõuan, kas ma saan ja inimesed aitasid mind ja nad uskusid minusse sellesse projekti, et see on üldse kõik tehtav, sest arheoloogia valdkond Eesti Kunstiakadeemias on üsna selline tagasihoidlik, et siis see tugi, mida ma kooli poolt sain, tehes asja, mis tegelikult on hästi spetsiifiline, et mingi täiesti ühe inimese mingisugune ilge huvi, et siis kool oli väga mõistev ja nad tegelikult aitasid mind, nad toetasid mind, et oligi see koostöö kõigi kolme selle asutuse vahel moodustaski sellise ühise suurepärase terviku, et mul on väga hea meel, et mul olid sellised head õpetajad seal ja inimesed, kes uskusid sellesse projekti. Kas on veel küsimusi? Mul on kiusatus küsida muidugi, et mis nendest ülejäänud köitest saab. Et ma saan aru, et siin on üks väike murdosa. Ja, siin on nüüd need tublid köied, kes siis pidasid kenasti vastu kõigele sellele, mis ma ette võtsin nendega. Ja neid saab tulla siia piiluma ja nuusutama ka kindlasti, sest nad lõhnavad ka tõrva järgi. Et see on isegi peale kõiki neid konserveerimisi, mis ma tegin, et see tõrv ikkagi tuleb läbi, aga nüüd see väike osa, see 7 juppi, mida ma siis konserveerisin silikonõliga, et nemad on hetkel Tartus, Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna laboris
ja seal ma siis jätkan tegutsemisi nendega, et küll nad siis ka ükskord ega jõuavad. ma mõtlen need suuremad. Need suuremad, need korralikud kaablid, need on nüüd konserveeritud, aga nad peavad veel kuivama. Okay, nende peal rakendatakse Nende peal on teised töötlused teiste inimeste poolt. aga materjalid samamoodi teekle? Jaa, lihtsalt kogused olid suuremad. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis me saame siirduda, esiteks võivad kõik tulla siia nuusutama neid ja siis me saame siirduda selle juurde, mida Felix ütleb. Ega ma väga palju lisada ei tahagi, kui et aitäh veel kord, Maria. Aitäh! Ühe asja unustasin ennem siiski öelda, et siin laua peal on nende köite vahel üks väike rott. Et nimelt umbes 6 aega tagasi siis Maria seesama töö võitis muuseumide aasta auhindadel ka muuseumi roti konserveerimise ala. Nii et ka muuseumi valdkonnas silmapaistev töö. Aga aitäh veel kord ja tulge uudistage köisi ja siis ärge kohe ära jookske, meil on seal tagapool ka väikene lauakene kaetud, nii et saame veel edasi arutada ja Maria saab kindlasti palju rohkem rääkida. Aitäh kõigile! Aitäh!